Nii, tere! Täna võtan karbist välja sellise õhkmadratsi pumba, mille tellisin endale mõni aeg enne jõule. Õhkmadratsi kiiremaks täispumpamiseks, kui seda on kaasas olema kotiga. Nii. Ei olegi seda lahti teinud. Firmaks on FlexTail, mis on, ma ei tea, kas ta on Ameerika firma või vahet pole, aga Hiinast iseenesest saadeti pakk, paar nädalat tuli. Ja mis ta siis kirjas siin peal on? 500 liitrit minutis, mis on 2 korda rohkem umbes kui konkurentidele, mis ma siin Eestist olen leidnud. Karabiin on küljes, no aga teen karbi lahti, vaatame, mis siin on. Siit väljast ikka muidu. FlexTail saadab tasuta üle maailma. Hind oli sellel törts alla 50 euri. Nii, ja see on nüüd Max Pump 3. Valikus on erinevaid pumpasid, aga ja see ei ole nüüd sponsoreeritud video, see on lihtsalt kuule, väga seksikas väga. Nii, selline ta on. Ega ma peast täpselt ei tea, kuidas käib. Karabin on metallist, tundub, mis on hea tugev, saab riputada. Nii, karabin käib veel siit. Nõksti tuleb veel eemale, et saab. Okei. Saab ka püsti panna, kuna ta täidab ka lambi funktsiooni. Saad püsti lauale panna ja siit käib see plastikkate käib vindiga lahti. Et ta eraldaks paremini valgust. Aga praegu paistab, et aku on täitsa tühi. Panen ta veidikeseks laadima. Ja siis saab proovida, kuidas töötab. Nii, vaatan, kas siin karbis on. Siin on erinevad otsikud erinevate madratsite jaoks. Hoiukott, juhend ja laadimise juhe. Selle laadimise juhtme siis lahti. See tuleb vist, siit otsast käib selline klapp lahti. Siit veits. Ja siit saab juhtme kätte. See on nüüd USB-C. Okei. Ja vaatan üle ka need adapterid, mis siin siis on. Siin on erinevaid, paistab. Igast erinevaid. Statiivikeere on veel, saad statiivi peale kinnitada. Sihukene pikk. Nii. Okei. Ma ei teagi, millele kõigele need lähevad. Mina pean leidma sobiva enda Neemo omale. Ja siis, kui see on natukene laadinud, siis vaatan, kui kiiresti ta pumpab selle Neemo õhkmadratsi täis. Pump on täis laadinud. Mis ma vahepeal panin tähele, et see karabin ikkagi, mulle tundub, et see ei ole ikkagi metall. Ma ei ole päris kindel, ma arvan, et see on mingi plastik tugevam. Igatahes liigub see siin niimoodi. Saab riputada. Siis, mis ma siin vahepeal testisin ära, oli huvitav. Pump ja light, P ja L. Valgus on siin 3 režiimi, nii et teed L-tähe peal topeltlõpsu. On esimene režiim. Teed klõpsu, on teine režiim. Teed veel klõpsu, on 3. režiim. 3. on siis kõige võimsam, kus kõik 1, 2, 3, 5 leedi põlevad. Teed järgmise klõpsu,
kustub ära. Topeltklõpsuga läheb põlema. Ja kui keerata siit ümbert ära see plastikkorpus, siis ta põhimõtteliselt peaks rohkem valgust andma, aga see, et pump toimiks, siis on see plastikkorpus siin ümber vajalik. Nii, klõps väljas. Nii, ja pumba lüütab sisse topeltklõpsuga siit B-tähest. Ja ühe klõpsuga lüütab välja. Pumbal on veel teine režiim ka. See, mis praegu toimis, on võimsam režiim, pumpab kiiremini, aga on ka aeglasem režiim, milleni saab niimoodi, et teed topeltklõpsu kõigepealt, et paned esimese käima ja siis hoiad all pumba nuppu, siis lülitab aeglasemale. Topeltklõps. Ja nüüd hoian all. Lülitas aeglasemale, et välja lülitada, teen ühe klõpsu. Nii, toimib. Nüüd siis põhitesti juurde. Lisaks pumbale on tal veel vaakumi efekt ka, funktsioon. Et võib ka madratsi õhust tühjaks tõmmata. Tavaliselt need õhkmadratsid minu teada lähevad ise tühjaks, nii kui ventiili lahti teed, need lähevad tühjaks, aga mõne suurema madratsi või kummipaadi puhul on väga hea, kui saab kasutada ka tühjaks imemise funktsiooni. Nii, ma pean otsima siit ju õige otsiku, mis see siia läheb. Milline otsik siia sobib? See või? Ei. See ei lähe. See või? Ei, see ka ei lähe. See või? Nalja teete või? Mis ots siia siis läheb? Nii, leidsin otsiku, mis siia sobib enam-vähem. Mu ootus oli see, et tuleb see siia otsa kinnitada. Ootus oli see, et see otsik ühendub siia ventiili külge niimoodi, et ta jääb ka püsima, aga ükski neist otsikutest ei ole siuke. Põhimõtteliselt, mis on vaja teha, on see, et ma hoian käsitsi seda pumpa siin vastas ja panen siis käima. Nii. Taimer. Proovime siis, oota, kuidas see oli topeltklõps. Jah. Paneme eest ära. Vaatame siis. Põhimõtteliselt 45 sekundit. Ja siis sain aru, et rohkem ei pane sisse õhku, kuna pump hakkas tegema juba teistsugust häält, pinisema heledamalt. Aga siia mina pumpaks võib-olla, et on üsna hästi täis kusjuures. See on paremini täis kui see, mida selle pumbakotiga saab. Tavaliselt, kui ma pumbakotiga pumpan, siis ma lõpuks lasen ikkagi suuga ühe või kaks puhkumist peale. Aga siia kusjuures
võib-olla ühe korra paneks. Ja, nüüd on tihe. See on mingi uus slängisõna. Nii, aga see otsiku suhtes on natuke pettunud, et ikkagi ei lähe siia täpselt peale. Nagu natuke nõme. Põhimõtteliselt on see, et mismoodi see nüüd toimib, on see, et on selle otsiku hoidma siin vastas. Ja siis läheb 40 sekki umbes. No jah, pole paha. Okei, proovin ära nüüd tühjaks laskmise funktsiooni ka. Mõttega, vaatan, kas mul on mõtet. Tõmban lihtsalt ventiili lahti. Madrats vajub nii tühjaks, kui ta vajub. Ja mis siis need on? Mismoodi see tühjaks tõmbamine siis peaks käima? See tühjaks tõmbamine ei ole selle puhul eriti reaalne värk või on niimoodi või? Siin on üks otsik, mis on siuke kummist ja lasta. Äkki saan selle siia fikseerida ja siis nii. Niimoodi või? Ja põhimõtteliselt see vaakum toimib täpselt samamoodi nagu pumpki, aga lihtsalt ühendad otsiku siia pumba teise otsa. No, põhimõtteliselt töötab. Pean võib-olla veel juhendeid uurima, aga minust selle madratsi puhul ei ole see tühjaks tõmbamine nii oluline. Niikuinii ventiil on lahti ja kokkuvoltimise käigus surub siit õhu välja. Igatahes arvan, et praegu on kõik. Siin on muidugi juhend ka, vaatan seda juhendit korra. Inflation mode. Vali otsik, ühenda ära, topeltlõps, et alustada. Kuule selge, aga siis niisugune punkt on. Panen lingi alla ka, kes on huvitatud. Mina sellest mingit raha ei saa, aga võib-olla keegi saab hea pumba omale.